no see, kui ma hakkasin iseendale tähelepanu pöörama ja iseennast nagu esikohale seadma, ongi seda muutnud, et ma ei ole enam nagu nii kontrolliv, et kus on nüüd see laps, mida ta nüüd teeb, oota, kas kaaslane sai selle asja kaasa või midagi, vaid ma julgen enda vajadusi kommunikeerida, ma esiteks saan üldse aru endast paremini, mida mina soovin, mis on minu vajadus, oma piire oskan seada, sest ma olen näinud, et kes on lapsevanemad, kindlasti saavad samastuda, et kui ma ju lapsele ütlen, et mina pole oluline või mul pole vajagi, et süüa jääb või vahet pole, et ma sinna trenni ei jõudnud minna, siis laps ei õpi ju minu sõnade järgi, ta õpib mu tegude järgi. Ma võin talle öelda, et sina mine ikka trenni, aga kui mina ise jätan ära tema pärast, siis tema arvab, et täiskasvanuna tulebki nii käituda, et laste pärast asju ära jätta. Ja ma usun, et isegi see võib olla üks põhjus, miks tänapäeval väga hilja lastevanemateks saadakse, sest me nägime, kuidas meie emad-isad tegelikult täiega ohverdasid ennast, et olla meie jaoks olemas. Aga kui ma näitan lastele, et väga tore, et sul õhtusöök on see kell, aga tead, ma käin trennis ära ja siis me teeme selle õhtusöögi koos, et ma näitan, et mina olen ka iseendale oluline, sest siis laps saab aru, et tema on ka iseenda elus oluline.